Kutsun täiskogu ette julgeolekukomisjoni. Ei ole. Kõigepealt palume muuta resolutsioonis punkt 10 sõnastuses sõna julgustab sõnaks vastu. Palume muuta resolutsioonis punkt 10 sõnastuses sõna julgustab sõnaks vastu. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Ungari, palun. Aitäh, proua president. Loen ette julgeoleku- ja kaitsekomisjoni tööklauslid. Soovitab suurendada Frontexi rahalist toetust, mis aitab kaasa piirivalve tugevdamisele. Kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriike suurendama piirivalvurite hulka idapiiril. Palub Euroopa Liidu liikmesriikidel arendada ja tugevdada küberturvet, arvestades Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi EL 2022/2555, luues mitmefaktorilised küberkaitsesüsteemid. Soovitab sõjaliselt võimekatel Euroopa Liidu liikmesriikidel arendada ja laiendada sõjatööstust Ida-Euroopasse. Soovitab idabloki riikidel investeerida julgeoleku valdkonna idufirmadesse. Julgustab liikmesriike võtma kasutusele tõhusamaid meetmeid nagu suurem järelevalve ametnike üle ja Vene meedia keelustamine, et vähendada Vene Föderatsiooni propaganda, spionaaži ja korruptsiooni mõju. Julgustab Euroopa Liidu liikmesriike arendama, laiendama ning standardiseerima oma sõjavarustust. Soovitab turgutada Euroopa Liidu liikmesriikidel droonitehnoloogia tööstust. Kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriikidel tuua sõjatööstus Euroopa Liidu välistest riikidest Euroopasse, suurendades sellega tööstuslikku iseseisvust. Kutsub täiendavalt üles Euroopa Liidu liikmesriike agressorriigi Venemaa Föderatsiooni vastu kehtestama enamaid sanktsioone. Julgustab Euroopa Liidu liikmesriike täiendavalt toetama Ukrainat relvaabiga. Soovitab tungivalt Valgevene Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooniga piire jagavaid riike konstrueerima piiridele turvatara. Soovitab tungivalt suurendada Euroopa Liidu liikmesriikidel kaitsekulusid vähemalt 2% SKP-st. Soovitab rangelt liikmesriikidel läbi viia tsiviilkaitseõppuseid soovituslikult vanusest 17–55, mis hõlmavad tsiviilisiku ettevalmistamist sõjaolukorraks. Soovitab Euroopa Liidu riikides elavaid mitteintegreerunud vähemrahvuseid rohkem harida Euroopa Liidu teemadel, et anda mõista, et Euroopa Liit ei ole vaenlane. Kutsub Euroopa Liidu liikmesriike täiendavalt üles tegema koostööd sõjatööstuse innoveerimiseks. Julgustab Euroopa Liidu liikmesriikidel kehtestada endi tingimustel kohustuslik ajateenistus meestele. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidendile. Aitäh! Aitäh! Delegaat võib naaseda oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Holland, palun.
Aitäh sõna eest, proua president. Lugupeetud Mudal Euroopa Parlamendi president, delegaadid ja teised kuulajad. Täiemahuline sõda Ukrainas on tänaseks kestnud juba üle 2 aasta. Venemaa agressiooni tõttu on hukkunud 100 000 inimesed ning veelgi rohkem on olnud sunnitud oma kodust lahkuma. Konflikti mõjudest pole pääsenud ükski Euroopa Liidu riik. Lisaks hävitavale lahingutegevusele Ukraina idarindel on Venemaa rakendanud ka hübriidsõja taktikaid nagu immigratsioonisurve. Koostöös Valgevenega tekitatud kunstliku immigratsioonikriisi tõttu hakkas 2021. aastal Valgevene ja Poola piirile kogunema massides immigrante, kellel olid inimkaubitsejad lubanud Euroopa Liidu kodakondsust. Hübriidrünnaku eesmärk oli tekitada segadust ja külvata pinget. Idapiiri tugevdamiseks soovitame liikmesriikidel suurendada rahalist toetust Frontexile, mis abistab riike piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. Siiski ei ole Euroopa Liit valmis end iseseisvalt Venemaa kallale tungi puhul kaitsma. Pea 80% sõjavarustusest hangitakse väljaspoolt liikmesriike, mis tähendab, et oleme suuresti sõltuvad välisriikide majandusest ja sõjatööstusest. Lisaks on mitmete liidu riikide sõjavarustus puudulik või aegunud. Arvame, et turvalisuse tagamiseks Euroopas on oluline investeerida veelgi rohkem kohaliku sõjatööstusesse. Samuti leiame, et üleliiduliselt standardiseeritud sõjavarustuse kasutuselevõtt aitaks parandada liikmesriikide vahelist koostöövõimet, mis suurendab omakorda Euroopa Liidu kaitsevõimet. Olemasolevad sõjalised ressursid on liikmesriikide vahel aga ebaühtlaselt jagunenud. Sõjatööstus on koondunud suurematesse lääneriikidesse, kui aga sõjaolukorras peaks nende tugi idariikidele osutuma ebapiisavaks või hiliseks, võivad tagajärjed olla katastroofilised. Seetõttu peame oluliseks, et sõjatööstus laieneks ka Ida-Euroopasse ning julgustame liikmesriike investeerima innovaatilisi lahendusi pakkuvatesse idufirmadesse. Kaitsevõimes on suur roll ka tsiviilkaitsel. Vaid vastavaid oskusi ja teadmisi omandanud tsiviilelanikud on võimelised panustama sõjaolukorras riigi julgeolekusse, mistõttu soovitame läbi viia olukorraks ettevalmistavad õppused ning kehtestada kohustuslik ajateenistus. Samuti kutsume Euroopa Liidu riike täiendavalt üles osutama Ukrainale relvaabi ning kehtestama agressorriik Venemaale enamaid sanktsioone. Julgustame liikmesriike arendama ja tugevdama küberturvet, et meie infosüsteemid oleks kaitstud ja andmed ei satuks võõrastesse kätesse. Arvame, delegaadil oma kõne kokku võtta. Arvame, et meie resolutsioonis välja toodud lahenduste abil saame muuta Euroopa turvalisemaks. Vaid omavahel koostööd tehes suudame välja töötada ühtse ja kõrgtehnoloogilise kaitsesüsteemi. Usume, et jätkates Ukraina toetamist ning suurendades iseseisvat kaitsevõimet, suudame agressorriigi heidutada ja vältida sõjalise konflikti laienemist. Aitäh! Aitäh! Delegaat võib naasta oma kohale. Resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek sätte number 17 kohta. Asendada säte all järgnevaga. Julgustab Euroopa Liidu liikmesriikidel kehtestada endi tingimustel kohustuslik ajateenistus nii meestele kui ka naistele. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Alexander William Inns of Edingit. Aitäh sõna eest, proua president. Tere kõikidele saadikutele. Mina väidan, et me võiksime lisada need sõnad just julgeoleku- ja kaitsekomisjonile. Neil on väga hea resolutsioon, kuid muudaks need sõnad. Ja põhjuseks on see, et me arvan, et iga Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik võiks olla valmis kriisiolukorraks, mis iganes see võiks olla. Hetkel on naised kriisiolukorras saamatud. Nad ei saa hakkama kriisiolukorras samaväärselt nagu mehed, kes on läbinud ajateenistuse ja vastava väljaõppe. Seega, seda võib väljendada termin pääske naised ja lapsed, sest naised on kuidagi võrdväärsed lastega, kes on saamatud. Ma tahan seda muuta. Ma tahan naistele anda võimu, ma tahan, et naised suudaksid hakkama saada igas olukorras, mis võib esile tekkida. Seega arvan ma, et naistel peaks kehtima ka kohustuslik ajateenistus. Ajateenistus võib erineda meeste omast. Oleneb sellest, mida liikmesriik ette näeb. Kui liikmesriik tahaks kehtestada naistele kohustuslik ajateenistus, siis mina näen, et see võiks koosneda peamiselt 4 aspektist. Esimeseks oleks meditsiin, teiseks toitlustus,
logistika, kolmandaks, ja neljandaks kübervägi. Küberväes on naised saaksid hästi hakkama küberväes, sest kui sa oled lõpetanud näiteks Tartu Ülikooli IT suunal, siis sa suudaksid minna ja teha ajateenistus vastava ametiga. Arstid, kes on õppinud, võivad minna meditsiini, hallata siis selliseid nagu valdkondi nagu sõjaravi. Ma arvan, et see oleks kasulik, kui Euroopa Liit on valmis sõjaks või muuks kriisiolukorraks, näiteks uus viirus, mingi kliimakatastroof, ja et me suudaks kiiremini reageerida sellistele probleemidele. Aitäh! Aitäh! Palun muudatusettepaneku esitajal jääda kõnepulti. Täiskogul ja komisjonil on nüüd võimalik delegaadile muudatusettepaneku kohta küsimusi esitada. Kordan, täiskogul ja komisjonil on nüüd võimalik delegaadile muudatusettepaneku kohta küsimusi esitada. Läti, palun komisjonist. Aitäh, proua president. Küsimus selline, et kas sõjaolukorras saaks naisi saata ka rindele? Teil on õigus vastata. Aitäh hea küsimuse eest. Ma arvan, et kui naised Palun adresseerida presidenti. Aitäh, proua president. Sõjaolukorra või ajateenistuse vältel võivad naised valida, kas nad läbivad siis naistele mõeldud ajateenistuse või liituvad meestega siis esirindel olevale ajateenistusele ehk pigem militaarsele poolele. Et kui naised tahavad õppida pigem relvastusega seotud asju, siis nad võivad seda teha. Aitäh. Palun külaline 36. Aitäh sõna eest, proua president. Mul on selline küsimus, et siis ees olevale rääkijale. Kas usute, et see teie muudatusettepanek oleks populaarne otsus Euroopa kodanike seas ja eriti naiste seas? Kas naised soovivad minna rindele? Teil on õigus vastata. Aitäh sõna eest, proua president. Olenemata sellest, kas see oleks populaarne, näen ma seda, et see on vajalik. Rääkides teiste naistega eile õhtul näiteks, on nad nõus, et osaliselt nõus vähemalt, et see oleks kasulik, kui naistel oleks väljaõppes, et nad saaksid hakkama sellises kriisiolukorras. Kui naised ei saa hakkama kriisiolukorras, siis nad sõltuvad täielikult meestest. Ja ma arvan, et me ei taha, et naised sõltuksid meestest sellises kriisiolukorras. Nad võiksid ise hakkama saada, nad on täiskasvanud inimesed ja kui neil ei ole vastavat väljaõpet, siis nad on saamatud ja ma arvan, et me võiks seda muuta. Palun külaline 83 Prantsusmaalt. Aitäh, proua president. Miks te just nimetasite naistele just passiivsemad või vähem füüsiliselt koormavad rollid? Teil on õigus vastata. Aitäh, proua president, hea küsimus. Ma leidsin eile õhtul, et naised eelistavad selliseid rolle sellele, et nad peaksid näiteks meestega esirindel olema päris tules, tule all, kraadid lendavad. Ma arvan, et keegi ei sooviks sellises olukorras olla ja me sunnime mehi selles olukorras olema, sest mehed on nagu läbi ajaloo just sellises olukorras hakkama saanud. Me ei survesta naisi, me paneme naised pigem toetavasse punkti. Üldiselt võib-olla kellelegi ei meeldi see, on naised füüsiliselt nõrgemad ka. Seega saaksid mehed paremini hakkama rindel. Muidugi leidub erisusi meeste seas ja naiste seas, kus mehed on nõrgemad kui naised ja naised on tugevad kui mehed, aga siis naised saavad ise otsustada, kas nad tahavad minna rindele või ei taha. Aitäh. Ungari 97, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Miks usute, et ilma laialdasemat uurimistõdeta eeldate, et naised soovivad midagi teistsugust kui mehed? Miks arvate, et soode vahel ei peaks olema absoluutne võrdsus? Aitäh. Delegaadil on õigus vastata. Aitäh hea küsimuse eest. No, nagu ma ütlesin ka eelmise punkti korral, et ma rääkisin siin olevate naistega ja nad ütlesid, et nad eelistaksidki selliseid passiivsemaid rolle sõja ajal või üldiselt kriisiolukorras. No pigem siis sõja ajal, näiteks ma ei näe, miks naised ei saaks kliimaolukorras,
kui on mingi kliimakatastroof, miks nad ei saaks esirindele minna ja minna aitama inimesi. Kuid sõjaolukorras ma arvan, et me peaks jagama inimesi, et meil oleks parem süsteem ja et me saaks paremini hakkama vastava probleemiga. Aitäh! Võtame viimase küsimuse komisjonist. Ungari, palun. Aitäh, proua president. Tahtsin küsida, et kui probleem on see, et naised ei saa õppust, kuidas siis kriisiolukorras toime tulla, kas seda ei täida meie 14. punkt, mis soovitab tuua sisse tsiviilkaitseõppused? Delegaadil on õigus vastata. Kas ma tohin küsida, kas need olid kohustuslik? Aitäh, proua president. Kas need olid kohustuslik ka? Ungaril on õigus vastata. Aitäh, proua president. Need on siis soovituslikud, oleneb siis, see on soovituslik, oleneb riigilt, et kõik saavad seda kehtestada enda järgi, aga meie soovitame teha selleks siis ka, ehk siis vanusest 17–55, mis on siis sama, mis oleks ka siis kohustus näiteks Eestis kaitseväe kohustusele. Ehk siis sellises vanuses inimesed tulekski tsiviilkaitseõppused, kus siis nad õpikski, kuidas toime tulla kriisiolukorras ja sõjalises olukorras. Okay. Teil on õigus vastata. Aitäh sõna eest. Ma tänan täpsustuse eest. Ma siiski arvan, et see peaks olema kohustuslik, sest iga inimene ei vali ju sellise vabatahtliku programmi osali. Iga inimene ei tahagi vabatahtlik olla. Ja kui meil on sellised inimesed, kes ei taha, ja siis nad ei saa vastavat haridust, ja kui nad satuvad kriisiolukorda, siis selliseid saamatuid inimesi peavad tegusad inimesed aitama. See tähendab, et rindel lähevad inimesed tagasi aitama neid saamatuid täiskasvanuid, kes ei saa hakkama kriisiolukorras, mis tähendab, et me ei saa rindel sama hästi hakkama kui need riigid, kellel on kindel plaan olemas. Ma loodan, et te näete, miks ma tahtsin selle muudatusse sisse viia ja hääletate selle poolt. Aitäh, delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada reaktsioonikõne? Itaalia, palun. Aitäh, proua president, sõna eest. On suur rõõm viibida saalis nii arukate inimestega, kes märkavad igat kõige väiksemat viga ja tulevad seda lahkesti parandama. Julgeolekukomisjon on nõus selle parandusega ning kutsub üles kõiki selle poolt hääletama. Mitte ainult ei anna see meile juurde rohkem sõjaolukorraks haritud inimesi, naiste näol siis, vaid see annab ka Euroopale suurema ja tugevama võimaluse ennast kaitsta. Samuti annab see juurde meie sotsiaalsele ühtekuuluvusele, et kõigil on võimalus ja kohustus oma riiki ja ühtset Euroopat kaitsta ja mitte kedagi ei jäeta sealt välja. Samuti on siin ka teema sooline võrdõiguslikkus. Me leiame, et naistel peaksid olema samad võimalused ja kohustused riigi ees nagu ka meestel. Ning otse loomulikult igale liikmesriigile tuleb jätta alles ajateenistuse tingimuste otsustusõigus, kuna see praegu on ka eri riikides erinev. Näiteks Taani ajateenistusel on suur vahe näiteks Eesti ajateenistusega. Ja seetõttu kutsun teid kõik üles selle muudatusettepaneku poolt hääletama. Aitäh! Aitäh! Palume komisjonil muudatusettepaneku hääletuseks oma kohtadele naasta. Tuletan meelde, et hääletada saab ainult muudatusettepaneku poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. ...49 poolthääle ja 24 vastuhäälega on muudatusettepanek vastu võetud. Palume läbi viia
vastavad parandused. Palun komisjonil naasta täiskogu ette. Edasi liigume avatud küsimuste vooru juurde. Esiteks võtan küsimusi klauslite kohta 1–9. Palume ennast järjekorda selleks panna. Külaline 112, palun, Slovakkia. Privileegikaart. Aitäh sõna eest, president. Ma ei ole seda mikrofoni puutunud isegi. Selge. Liigume edasi. Rootsi 92, palun. Aitäh, austatud president, et mul tekkis küsimus klauslis 6. Julgustame liikmesriike võtma kasutusele tõhusamaid meetmeid nagu suurem järelevalve ametnike üle, et ma paluksin, et keegi selgitaks, mis oleks siis see mehhanismi viis, kuidas siis hoida seda järelevalvet ametnike järele ja siis võib-olla kindlasti selgitada ka seda rahalist poolt. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Leedu, palun. Aitäh sõna eest, austatud president. Me sooviksime luua eraldi organi, mis just vastutakski ametnike järelevalve üle, et võidelda vastu korruptsioonile. Nagu näha, on nii mõneski Euroopa liigis seda ka mingil määral veel näha ja meie eesmärk oleks sellest täiesti lahti saada. Ning rahastust me paluksime Euroopa Liidult, sellepärast et me näeme, et selline asi tõesti oleks vajalik, sellepärast et juba korruptsiooni peale panevad paljud ametnikud endal nii palju rahastusest endale ise tasku. Aitäh. Aitäh. Itaalia 31, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Kas teie komisjon peab ka oluliseks rangemate sanktsioonide ja embargode kehtestamist Lähis-Idas, et vähendada sõjaliste konfliktide laienemist, mis omakorda tegelikult tekitavad suuremahulisi asüülitaotlusi nagu 2015. aastal, mille vastu te mõnes mõttes ka võitlete praegu? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Saksamaa, palun. Aitäh sõna eest, austatud president. Soovin täpsustada, et meie komisjon tegeleb siiski Venemaa ohuga Euroopa Liidule ning ei tegele immigratsioonipoliitikaga kaasnevatele probleemidele. Seega sellega meie komisjon ei tegele, mis saab siis, kui Süürias midagi juhtub. Aitäh. Aitäh. Prantsusmaa 83, palun. Aitäh, austatud president. Küsimus tekkis number 9 kohta. Et kui tõepoolest tuua hetkel sõjatööstus Euroopa Liidu siseriikidesse, kas siis ei ole karta, et sõjatööstuse toonang läheks kallimaks ning siis vähendaks lõppkokkuvõttes toonangu suurust? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Prantsusmaa, palun. Aitäh, proua president. Me ei näe suurt hinnavahet selles tööstuses, aga selle eesmärk ongi just see, et me peame olema iseseisvad, et meie ei tohi sõltuda teistest riikidest. Euroopa Liit peab olema iseseisev, peab olema enda kaitsetööstus, et kõik kaitsevahendid, mida meil vaja läheb, nii moon kui helvad, et need oleks meie enda riikides tehtud ja meil oleks kindel, et need on ka meil olemas. Aitäh. Aitäh. Soome 27, palun. Aitäh sõnaõiguse eest, lugupeetud president. Kas ma sain õigesti aru, et eelmisele küsimusele vastati niimoodi, et julgeoleku- ja kaitsekomisjon ei tegele immigratsiooni küsimustega,
kuigi see käib 3 korda nende teemast läbi. Liikmesriigid tunnevad üha enam muret massiimmigratsiooni ohjamise pärast, immigrandid ja massiimmigratsioonist taaskord. Või olen ma valesti aru saanud? Itaalia, palun. Aitäh sõna eest, austatud president. Täpsustan oma kolleegi vastust. Me tegeleme küll immigratsioonist tulenevate probleemidega ja selle takistamisega, lihtsalt mitte Lähis-Idas, vaid Euroopa piiride ääres. Aitäh. Aitäh. Itaalia 33, palun. Aitäh, proua president. Punkt number 9, mida ennem ka mainiti, et tuua sõjatööstus Euroopa Liitu tagasi. Mida peaksid tegema need riigid, kes sõltuvad väga suuresti kas siis Ameerika Ühendriikide või Lõuna-Korea kaitsetööstusest, kui neil ei ole tootmisluba, et nad saaksid neid siis seda varustust Euroopas toota. Ja see on väga suurte miljardite eest ostetud varustus, millest me räägime. Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid küsimustele vastama. Itaalia, palun. Aitäh, austatud president, sõna eest. Sellisel juhul tuleks sõltuvus, kes ei saa toota Euroopa Liidu liikmesriikidest sõltuvusele muuta. Peaasi, mida me tahame saavutada, on see, et just oleks sõjatööstus Euroopas, mis toodab eurooplastele ja et me ei ostaks Euroopa väliselt. Aitäh. Aitäh. Liigume edasi küsimusteni punktide 9 kuni 18 kohta. Palun eemaldada ennast järjekorrast, kui te soovisite küsida eelnevate punktide kohta. Külaline 15, Hispaania, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Ma lihtsalt sooviksin välja tuua selle, et siin enne käis massiimmigratsioonist jutt ja tutvustav lõik julgeoleku- ja kaitsekomisjonist ning tutvustav lõik kodanikuvabaduste komisjonist on üks ja sama, nii et julgeoleku- ja kaitsekomisjon täpselt nagu ei tegele massiimmigratsiooniga, kodanikuvabadused tegelevad sellega ja need lõigud on täpselt samasugused. Ma lihtsalt sooviks selle välja tuua, aitäh. Leian, et tegemist ei ole küsimusega. Liigume edasi. Itaalia 36, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Minu küsimus käib klause 12 kohta, kus te soovite tungivalt piiri ägavaid riike konstrueerima piiridele turvatara. Aga mul on selline küsimus, et kust tuleks rahastus nende piiride turvatara ehitamiseks? Kas see tuleb Euroopa Liidu fondidest või tuleb liikmesriikide valitsuse eelarvetest? Austria, palun. Aitäh, proua president. Rahastus tuleks, talade ehitamist toetaks Euroopa Liit, aga natuke tuleks ka riigi enda eelarvest. Aitäh. Aitäh. Austria number 3, palun. Aitäh, proua president. Tekkis küsimus klausli 13 kohta, et milline oleks optimaalne viis suurendada Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsekulutusi ilma, et see kahjustaks sotsiaalprogramme ja majandust. Aitäh. Saksamaa, palun. Aitäh, proua president, sõna eest. Siin oleme sõnastanud, et Euroopa Liit soovitab liikmesriikidel tõsta see 2% SKP-st. Me ei ole täpsustanud, kuidas nad seda teevad, see võib olla iga liikmesriigi enda asi ning see ei ole asi, millega meie komisjon tegeles. See, et kuidas seda iga liikmesriik ise rahastab. Aitäh. Aitäh. Liigume edasi. Malta 61, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Lugupeetud komisjon, lugedes teie resolutsiooni tekkis selline küsimus. Kas te soovite luua Ühis-Euroopa armee NATO kõrval või ei? Aitäh.
Holland, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Meie eesmärk ei ole luua otseselt ühist Euroopa Liidu armeed, küll aga tagada see, et kui peaks sõjaolukord tõsisemaks muutuma, siis Euroopa Liidu sõjavarustus oleks piisavalt ühetaoline, et liiduriigid saaks omavahel teha koostööd, et tagada kõrgem julgeolek. Aitäh. Poola 73, palun. Aitäh sõnavõtu eest, proua president. Mul on siin 10. punkti kohta küsimus, et kuidas teie need sanktsioonid siin erineksid nendest eelnevatest sanktsioonidest, kus oli näha, et Venemaad aitas Hiina välja ja siis Venemaa tegelikult pääses nendest üldsegi nagu välja, kuigi liitlasriigid arvasid, et ta ei saa sellest august välja. Kuidas need sanktsioonid erinevad? Aitäh. Kutsun üles kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt sõna võtma. Leedu, palun. Aitäh, proua president, sõnavõtu eest, et me ei saa kinnitada või olla kindlad selles, et Venemaa ei saa kuidagi enamatest sanktsioonidest kuidagi ümber minna, aga meie peamine eesmärk on see, et ikkagi jätkata survet Venemaa peale, et mitte lasta lõdvaks ja näidata neile, et me hakkame saama kurnatuks ja varsti enam ei jaksa edaspidiselt neid sanktsioone pidada. Aitäh. Aitäh. Austria 2, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Küsimus 16. sätte kohta, et kuidas peaksid siis Euroopa Liidu liikmesriigid koostööd tegema täpsemalt? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt sõna võtma. Austria, palun. Aitäh, proua president. Üks näide oleks näiteks ühised õppused, mis tagaks, et riikide vaheliste armeede koostöö sujuks libedamalt kui hetkel. Aitäh. Hispaania 14, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Küsimus siis 13. punkti kohta, et kuidas te plaanite motiveerida neid riike, kelle majanduslik seisukord ei ole nii hea, täita seda 2% nõuet ja et kui need riigid ei ole otseselt siis idapiiri kõrval, keda vaenlasriigid ei ohusta nii palju. Aitäh. Holland, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Meie mõte olekski siis levitada veel sõna ja seda mõtet, et selleks, et Euroopa Liit saaks iseseisvalt oma kaitsega hakkama, peavad kõik selleks panustama, sellepärast et praeguseks on erinevate riikide kaitsetööstus erinev, seal on erinevad meetodid, kuidas moona toodetakse ja ka teist sõjavarustust. Ehk siis meie mõte olekski lihtsalt teavitada neid riike ja veel põhjalikumalt selgitada, miks on vaja, et Euroopa Liit suudaks iseseisvalt ennast kaitsta ja mitte sõltuda nii palju USA-st ja teistest välisriikidest. Aitäh. Saksamaa 103, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Mul on tekkis küsimus kohta, kuidas Venemaa meedia keelustamine sõltub vaba sõna meie päevas. Aitäh. Leedu, palun. Aitäh, proua president, et Vene meedias kajastatavad teemad võivad oluliselt mõjutada Euroopa Liidu liikmesriikide rahvaste moraali ning ka tekitada rohkem rahul olematuseid ning võivad rohkem tuua meie liikmesriikide kodanikeni valeinfot. Aitäh. Aitäh. Rootsi 92, palun. Aitäh, austatud president, et mul tekkis siin klauslis 13 küsimus.
Et riigidel väga soovitatakse tungivalt tõsta oma neid kaitsekulusid, see kõik on väga tore, aga kui me vaatame siin neid teisi punkte, et on ju, me tahame sõjatööstust innoveerida, tahame idapiiril sõdurite on ju arvu tõsta, et see kõik on väga-väga õige, aga lihtsalt sinna läheb metsikult raha, nii et tõesti ma nõustun, et me peame vähemalt 2%-ni jõudma SKP-st tõsta selle kulutusi, aga lihtsalt ma mõtlen, et mis on nagu see mehhanism või mis on see nagu meede, kuidas me saame ka neid riike siis panna rohkem nii-öelda panustama siis julgeolekusse, et me nagu saaksime kõik need kulud ka ära katta. Aitäh. Aitäh. Itaalia, palun. Aitäh, austatud president, sõna eest. See, et Euroopa Liidu liikmesriikide panus ongi praegu see jõuda sinna 2%-ni SKP-st, sest see on paljude riikide jaoks väga suur samm juba ja õnneks on meil ees riigid, kes on seda juba teinud, kes on eeskujuks ja loodetavasti tulevad siis ka need, kes seda nõuet veel täitnud ei ole järgi. Aitäh. Aitäh. Sellega on avatud küsimuste voor lõppenud. Kas keegi täiskogust soovib esitada resolutsioonile vastu kõne? ...97, Ungari, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Täna seisan teie ees, et esitada oma sügavat muret ja vastusseisu esitatud resolutsioonile. Kuigi mõistan ja absoluutselt jagan teie muret julgeoleku kohta, usun, et need meetmed ei ole parim viis selle probleemi lahendamiseks. Võtame kõigepealt selle Frontexi rahastamise ja piirivalvurite lisamise. Tuleb arvestada seda, et hübriidsõja lahendamiseks ei saa kasutada vaid pealiskaudseid lahendusi, mis lahendavad probleemi ainult kõige kõrgemat jäätippu. See on väga sügav probleem, millega tuleb tegeleda probleemi seest. Tuleb lahendada konflikte ning tuleb rajada majanduslik stabiilsus sealt, kust need inimesed tulevad. Samuti on mul probleem sõjaliste ressursside ebaühtlase jagunemisega, mistõttu tahate te tuua sõjatööstust Ida-Euroopasse. Mina näen, et selline käikude muudatus oleks küll meie poolt, Euroopa Liidu poolt kaitsev strateegia, kuid agressorriik, näiteks Venemaa, võib näha seda agressiooni sammuna, mis tähendab, et see võib destabiliseerida meie julgeolekut veelgi, mis tähendab, et see on tegelikult väga läbimõtlematu ning väga ohtlik samm, mida me saaksime astuda. Samuti on mul probleem teie Venemaa propaganda ja espionaaži lahendusega. Esiteks, kuidas me väldime seda, et me seame küsimärgi alla demokraatia põhitalad, kuidas me jätame sõnavabaduse ning kuidas me saame jätta usu demokraatiasse, kui me tahame välja süüa Vene meedia. Ja seda ma küsin sellepärast, et kuidas me defineerime Vene meedia. Venemaa Föderatsioon mitte ainult ei saa lasta enda nime alt välja meediat, vaid nad saavad rahastada ka meediat, mis tuleneb Euroopa Liidust. Tähendamaks, et seda hallata on pea võimatu ning kui teha seda jätkusuutlikult, võib kaduda Euroopa Liidu meedias siis sõnavabadus. Palun delegaadil oma kõne kokku võtta. Aitäh. Nii, mul on ka probleem teie sanktsioonidega, et te ei too välja täpselt, milliseid sanktsioone Euroopa Liit peaks kehtestama ning mis võivad olla need tagajärjed nendele sanktsioonidele. See tuleb samuti läbi mõelda ning me ei saa niimoodi sinna sisse rutata. Samuti ma tooks välja, et teie komisjoni sees toimub ka arusaamatus, et mida te päriselt teete. Et üks inimene räägib, et
ei tegele immigratsiooniga ja teine inimene räägib, et te tegelete immigratsiooniga. Sellisel kujul ei saa me seda resolutsiooni vastu. Aitäh! Delegaat võib naaseda oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada lõpukõne? Leedu, palun. Kaasviibijad. Kuulates seda vastukõne, tekkis mul selline tunne, nagu meie Euroopa Liiduna oleme üks pelglik väike loom, kes ei julge karule midagi teha ega teda ähvardada. See sõda Ukrainas on kestnud juba üle 2 aasta ja iga kord me räägime seda, et kas me peaksime võtma vastu mingi uue sanktsiooni, uue abipaketi Ukrainale, sellepärast, et me kardame Venemaad torkida. Me peaksime aru saama sellest, et me ei saa alati jääda selleks pelglikuks väikseks loomaks, kes ei julge siis nagu sellele kiusajale vastu seista. Et aeg on üles tõusta, sellepärast, et meie liidu siseselt on suured probleemid. Et näiteks äärmiselt oluline on, et kõik Euroopa Liidu riigid panustaks vähemalt 2% oma SKP-st riigikaitsele. Sellepärast, et meie vabadus, mida me nii väga naudime, ei ole meile tagatud, see võib iga päevaga muutuda. Minu jaoks on see väga oluline, et meie lapsed ja nende lapsed saaksid nautida samu vabadusi ja privileege, mida meie oleme saanud nautida. Üks väga tõsine probleem on laskemoona defitsiit Euroopas, mis otseselt mõjutab meie kaitsevõimet ja tõhusust. Tuleb märkida, et Venemaa suudab toota umbes 12 200 mürsku päevas, samas kui Euroopa Liidu tootmisvõimekus jääb vaid 2700 mürsu juurde päevas. Ma rõhutan, see on peaaegu 10 000 vähem mürsku kui Venemaa. Kuidas me peaksime ennast niimoodi kaitsma? Ma proovin sellega teile rõhutada, kui oluline on see, et investeerida meie kaitsetööstusse. Ükskõik, kas see vajab veidi kärpimist teistest valdkondadest, aga ma proovin nii väga seda välja tuua, et meie vabadus ei ole meile garanteeritud. See võib kaduda igapäevaselt või muutuda igapäevaselt. Näes, kui kriitiline on ka olukord Ukrainas, kus ühe Ukraina sõduri kohta on lahinguväljal 3 Vene sõdurit. Näitab ka oluline Ukraina abistamise ja toetamise tähtsus, sellepärast, et hetkel võitlevad nemad meie lahinguid meie eest. Nad käituvad nagu puhversoon Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Et meie peamine privileeg peaks olema aitama neil nende lahingute jätkamisega kaasa, sellepärast, et kui me neid ei aita, võime meie järgmisena olla need, kes seal võitlevad. Igatahes oluline on ka ikkagi Frontexile rahastuse suurendamine, sellepärast, et vastukõnes mainiti, et me võiksime tegeleda kaudsemate probleemidega, et kus need asjad tulenevad, et näiteks Lähis-Idast, et seal eluolusi parandada ja mis iganes. Aga tegelikult me küsimustes mainisime, et meie ei taha hakata suruma enda asju peale täiesti teisele Lähis-Idale, kui meie oleme kõik Euroopas. Et meie sooviksime ikkagi lahendada oma probleemid siin, kus me elame. Ning 2021 aastal vaid Valgevenest sisenes Euroopa Liitu üle 8000 illegaalse immigrandi. Kas see ei ole piisav tõestus selle jaoks, et me peaksime suurendama piiril Frontexi rahastust ja turvatara arendamist? Venemaa ja tema liitlased suruvad neid illegaalseid immigrante illegaalselt meie riikidesse, et meid destabiliseerida. Me ei saa seal lubada juhtuda. Me peame hakkama vastu, isegi siis, kui see nõuab, et me kärbiksime teistest valdkondadest kas või raha kokku.
sest vabadus ei ole meile lubatud. Aitäh! Palume komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Algab hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Viiekümne ühe poolthäälega, 10 vastuhäälega ning 11 erapooletuks jäänuga ning esimeeste heakskiiduga on resolutsioon vastu võetud. Aplodeerimine on päevakorras.